Tervist, natukene tutvustust siis pakutavate Sony Ericssoni telefonide kohta. Võtame siis kõigepealt ette P990i, selline mingil hetkel nagu kõvemat tüüpi telefon. Ja on tal siis omad head ja omad vead, et millest alustame. Anname siis asja käima. Komplekti tulevad 2 akut ka, et mõlemad akud on täiesti kestvad akud. Lülitame asjanduse käima. Temal on ekraan ja see touch osa on korras, aga et probleemiks on tal see, et ta küsib mingeid lukkusid ja kohe näeme siis, mis see luku teema tal on. Puudustest võime veel ära rääkida, et temal on puuduse rullik, küljerullik, sees on näha, et rulliku koht on olemas, kuhu nagu panna, ja kui nüüd läheb, ütleme, 2-st 1 tegemiseks, siis siit teise telefoni pealt saab selle rulliku vajadusel koos lülitiga, nagu mingis mõttes sarnased aparaadid. Nutitelefonidele omane, et mõningane üles lugemise aeg. QWERTY klaviatuuriga. Nii, ja siis on tal praegu hetkel pandud siis venekeelsed menüüd. Paneme flight mode. Nii, ja küsib nüüd mingisugust koodi. Et mis kood see olema peab, ja seda mina ei tea ausalt öelda. Iseendast klahvid, kõik värgid või see puutepaneel, see nagu toimib. Üle 8 kohad ei anna vist siseta, nüüd edasi hakkab prääksuma. Ja paned nii, liiga lühike tekst, no paneme mingi 0852. Okei. Ja et ei ole õige kood. Ja sinna maani ta siis jääbki. Aga et kindla peale taastamist nagu väärt masin, et omaaegne kultuurtelefon ja usun, et tal need muud asjad ka toimivad, et no ei näe nagu põhjust, miks nad ei peaks toimima. Aga jah, et mingisugune kood nagu takistab sinna sisse minemist. Et ma usun, netis on neid kohti, kust seda õpetatakse seda koodi maha võtma, või siis parem, kui ta satub professionaali kätte, kes siis oskab juba kõike vajalikku teha temaga. Nõnda. Aga muidu jah, täitsa nagu korras. Kaartidel, temal käib sisse suur Sony Ericssoni kaart, seda kaarti siin ei ole. Kaardi koha pealt teisel telefonil selle eest on sees täiesti viisakas arvestatav kaart. Et siin sees on M2 kaart, 4-gigane kontrollitud ja täiesti toimiv kaart. 4 giga on niisugune telefoni kohta, et mahub sinna muusikat, mahub sinna videot ja sellel telefonil on nüüd nõnda, et välimus on tal hästi korralik, aga probleemid on nüüd selles, siin on kohe paistab ära. Esiteks on see touch osal on pragu sees
ja siis on seda telefoni saatnud nagu ebaõnn ekraanide selle display osas ka, et algul kui ta minu kätte jõudis, siis oli tal ainult touch osa ei töötanud, pildi võttis ette, siis mingi hetk kadus see pildi ettevõtmine ära, öeldi, et on kindlasti display viga, proovisime ühe teise doonoriga ja et võttis pildi ette klaviatuurilt juhtides, sai kõik nagu toimib ühesõnaga ja läksime siis poodi, tellisime uue selle display, aga selle display täiesti jumala uuel siin, kus on need väiksed pistikud, mingid lintkaablid käivad siia, et tal midagi siit murdus ära või painutati ära. Et peale seda, et see telefoni sees olev display vahest võtab pildi ette, vahest ei võta ja et enamuse aja siiski ei võta. Aku on pikalt laadimata, ma ei tea, kas ta hetkel võtab küll nii. Et ta enamus aja võtab lihtsalt nagu valgeks. Ja siis sellel praoga touch ekraanil on nõnda, et tal mingisugune piirkond töötab. Et miskis ulatuses on kuulda, ta teeb nagu klip, et reageerib vajutusele. Aga mäletamist mööda vist see alumine sektor siin, et tema ei mõiganud, ta nagu poole peeruga töötab. Et jah, tahab saada ekraani vahetamist ja tahab saada puutepaneeli vahetamist. Aga elektroonilises mõttes ja telefoni mõttes on ta töötav aparaat ja täitsa teeb pilti ja helistab ja nii nagu peab. Aga lihtsalt, et jah, ekraanidega oli selline ebaõnn, et ise ei jõua rohkem tegeleda. Ma arvan, et see ebaõnn lihtsalt kordub. Ja siis kaasa tulevad, siin karbikese sees on need ekraaniga seotud, ei pannud neid, kuna nagu nii tuleb nagu uuesti monteerimine, siis ma ei pannud neid detaile tagasi, et siin on need ekraani paigaldusega seotud detailid ja kruvid, et need on kõik kenasti alles ja tulevad kaasa. Et jällegi, kahest telefonist kokku kindlasti saab midagi täitsa asjalikku. 2 akut tulevad ja mõlemad akud on täiesti kestvad akud. Nendele laadija on neil samasugune, laadijat mul ei ole, näed, isegi vist mingi eluvaim, näed, midagi ta siin vilgutab. Et tal iseendast nagu eluvaim on sees. Nupuvajutuse peale läheb heledaks. Et ühesõnaga pakkumine suunatud inimesele, kes siis saab telefonidega hästi läbi ja mõistab neid ellu äratada. Küsige julgesti lisa, kui miskit veel huvitav. Praeguseks lõpetab.